tulemast hommikupalvusele. Tänane hommikupalvus on mul koos abilisega Erki Tamm. Tere hommikust. Ja ma küsingi Erki Tammelt, et kus me siis täna oleme. Te võib-olla ei tunne seda kohta veel, võib-olla ma nii tunnen, aga Erki Tamm siis räägib, kus me oleme täna. Me oleme Kohilas ja Kohila baptisti koguduse palvelas. Kohila jääb siis 40 kilomeetrit Tallinnast Rapla poole. Me ei olegi siis Põhja prefektuuri aladel, vaid Lääne prefektuuri aladel hoopis. Aga kuidas Erki on siis seotud selle palvemajaga? Mina olen sellega seotud päris igipõliselt, võib nii öelda, et see palvemaja ise on ehitatud 1923 ja selle koguduse esimene pastor oli minu vana-vanaisa. Ja ma ise elasin 3 esimest eluaastat ka Kohilas, aga siis pisteti Zaporožetsisse ja viidi minema. Isa sai pastoriks Jõgevamaal ja sellest ajast ma ei olnud siin, aga nüüd 2,5 aastat tagasi tulin tagasi juba 50, siis olin 56, et olen öelnud, et vana mees tahab koju, siis juurte juurde tagasi. Kas neid lapsepõlve mälestusi veel mäletad, kui sa 3 aastane olid ega vist? Ei mäleta piltide pealt ainult. Ma siin samas palvelas, kuidas tookordne pastor, kes 43 aastat oli siin, Kaljo Raid, õnnistas mind. Rohkem ei mäleta. Aga siin koguduses palju rahvast koos käib ja mis siin toimub? See on väga selline elujõuline kogudus olnud kogu aeg, ka läbi nõukogude ajal seda küsitakse väga sageli. Et saal on enam-vähem täis, igal pühapäeval, parkla ka. Saal tähendab? Saal, siin on siis kuskil niimoodi, muidu ütleme 8-90 kohta koos rõduga, siis 70 inimest on ikka kohal. Ja ka lapsed. Aga lapsed on hoopis siia. Lapsed on teenistuse alguses meiega ja siis lähevad pühapäeva kooli. Siis on lastele ka eriosa? Eriosa vastavalt vanusele. Lisaks pühapäevastele jumalateenistusel toimuvad siin ka erinevad asjad. Alfa-kursus, see on selline Kristuse ABC, sügisel algab. Siis on sellise toreda Jeesuse elust ja jüngrite elust rääkiva seriaali nagu The Chosen vaatamine. See on juba mitu hooaega käinud. Palvekoosolekud, nii nagu ikka ühes koguduses asjad käivad ja siis on kodugrupid, kus inimesed kohtuvad juba sellises mitteformaalses formaadis omavahel, et jagada oma elu, rääkida ja õppida ka piiblit tundma paremini. Aga jah, aitäh, mul hommikul keegi küsis, kui ma olin kuhugi siia poole tulemas, kolleeg küsis, kas seal orel ka on. Ma nüüd jõudsin kohale, selline, et orelit ei ole, aga on klaver. Elektriklaver, jah. Aga sellega saab oreli muusikat ka teha? Sellega saab oreli muusikat ka teha. Kohilas on alati muusika olnud väga hea tasemel. Aga jah, siin on veel trummid elektroonilised ja teisi võimalusi. Ma nüüd edasi loen piiblist ühe väikse jupi ka, ühe salmi. On 2 Korintlaste 5. peatükis selline salm. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodud. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodud. Mõnikord me elus vajame nagu oma elusse muutust või uue lehekülje pööramist. Mõnikord töökohas oleme seal väsinud ja kõik ei laabu enam nõnda nagu enne. Siis aitab ehk mõnikord ka töökohaga ametiposti vahetus, uus keskkond, uued inimesed. Aga elus üldiselt võib mõnikord minna see elu nõnda rappa, et me vajame nagu uut lehekülge kogu elus. Ja Kristus on siis keegi Jumala antud poeg, Jumala antud eeskuju, kes aitab meil ka pöörata elus selle uue lehekülje. Mitte lihtsalt uue lehekülje, vaid puhta lehekülje. Nii et ka meie süda võib saada puhtaks. Ja nii ka uue alguse meie kogu elule, uued eesmärgid, uued sihid. Võib-olla mingid asjad vanast ajast
või vanast elust on vaja korda seada, aga uus lehekülg koos Kristusega annab uue sihi ja elu mõtte. Need on need algusmõtted, mida ma siin jagada. Aga nüüd me laulame Erkiga ka mõned laulud, mida me saime ka eelnevalt tegelikult harjutada. Ja esimeseks oli Jeesusele tahan laulda maa. Jeesusele tahan laulda maa. Matustele pääseb sulida. Jeesus meid siin valgustab, puhastab ja kinnitab. Talle lauldu pidda kogu tuus. Kätel kannab ta meid armu käes. Rõõmu annab, kui meil korgus käes. Oma handidega ta meid otsata. Teda kiitu pidda kogu tuus. Ta ei näe siin viina armu töö. Tema käsi kaitseb päevatöö. Iga turvastuse sees tema on su abides. Kui sa temast ikka kinni pead. Meid sa võtsid päästa võla sees. Surma võtsid ise meie ees. Ise kokku võtja sa andsid ennast suhelda. Enni meile õigeks saasime. Jeesus anna, et ma kuulen sind. Sinu sõna valgustagu mind. Õnnistust ei taha ma ilma sinu peeta. Ennast ise neile muuta. Mulle meenus neile kohtasin ühte meest. Ma olen mõnda aega rääkinud ka, et ma pean Tapal sellist maja nagu Karske maja. Seal elavad inimesed mul ja mõned inimesed aeg-ajalt käivad ka lihtsalt 9 või 8 juurde seal majutumas. Lisaks on seal ka suhkriköök ja riideabi. Aga nüüd tuli sinna ööbima üks inimene, kes rääkis, et ta oma elus on uut lehekülge pööramas. Ja tal on üks sõber kristlane, kes on tal aidanud seda uut lehekülge pöörata, et ta on lükkanud kõrvale oma elust need inimesed, kes teda tõmbavad tagasi alkoholi tarbima ja ta ütles, et ta ei taha enam neid rumalaid nalju koos nendega teha. Ja nüüd ta hoiab eemale ja on niimoodi uut lehekülge pööramas. Selline lugu siis eilsest kokkupuutest inimesega, kes siis oli ka oma elus uut lehekülge pööramas. Aga laulame nüüd teise laulu, oli 67 ja kallis püha vaim. Kallis püha vaim, oleme täis ootus, tule oma päeva, täida kõiki meid. Kallis püha vaim, oleme täis ootus, tule oma päeva, täida kõiki meid. Ole kallikas, kus voolab, külgedena rõõmu. Imeline tõstja, liigu meie seas. Ole kallikas, kus voolab, külgedena rõõmu. Imeline tõstja, liigu meie seas. Kallis püha vaim, oleme täis ootus,
nüüd edasi jääme kuulama, mida Erki Tammises on meile tänaseks valmis pannud. Palun. No nii, väga ootamatu või selline huvitav etteaste või selline kohtumine, et sina siin, inimesed, keda ma ei tea seal, aga ma olen järjest rohkem nagu seda usku, et kui Jumal on ja mina usun, et ta on, siis tal on mingid mõtted kõigi inimestega ja meile tunduvad vahel mõned kohtumised täiesti juhuslikud, aga lõpuks tagasi vaadates võib mõni selline juhuslik asi saada meie elus küllaltki määravaks või oluliseks sündmuseks või müksuks millegi suunas. Ja see tänane võimalus ka siin Kohilas teiega rääkida, väga tänulik selle ees. Peale selle mul kõige noorem tütar tegi üllatuse ja on abipolitseinikuks läinud ja üks pereliige on veel samas ametis toimetamas, nii et politseijutte ma kuulen natukene sagedamini isegi. Aga olen siis, nii nagu ma kirjutasin teile, ka 58-aastane usklik Eesti mees, abikaasa Riinale ja 4 tütrele isa. Nad on kõik täiskasvanud, 2 on abielus, 2 on kihlatud ja 4 lapselast, 2 poissi, 2 tüdrukut. 2 tüdrukut tuuakse täna õhtul meile. Nii et ka oluline asi minu elus või meie elus. Kui ma tavaliselt oma lugu hakkan rääkima ja ma olen käinud ka vabatahtlikuna kaplanitega koos vanglates, siis see lugu aitab luua seal kontakti nende inimestega, kes kinni istuvad ja ma alustan tavaliselt oma isast. Et tema käes, nagu ma kirjutasin ka, on meie pere võti, et meie pere üldse on saanud teostuda ja mina seal hulgas olemas olen. Kuigi mu isa sündis usklikusse perre ja muideks minu isa on ka pärit Tapalt, kust sinagi toimetad. Ja tema isa oli seal raudteel tööl enne teist maailmasõda, aga kui isa oli 13-aastane, siis tema ema suri. Ema oli usklik naine, isa ka, käisid kohalikus baptisti koguduses, ema palvetas väga oma poja Aare pärast ja teised usklikud seal koguduses naised ütlesid, et mis sa palud, ta on nii armas poiss. Aga Jumal teab, mis nendest armsatest poistest, tüdrukutest, millised raskused neid eluteel võivad tabada ja kui ema suri, siis isa abiellus uuesti ja juhtus nii nagu halvemates muinasjuttudes, et see teismeline poiss ei leidnud isa uue abikaasaga ja tema väga tubli tütrega kontakti või neil ei olnud head läbisaamist ja ta põgenes kodult ja see põgenemine kestis 10 aastat, võib öelda nii. Ja kuidas noor poiss, neid, keda me vahel ju ka tänapäeval näeme, kuidas tema siis endaga ja oma eluga hakkama sai, tulid pättused teiste samasuguste poistega, see oli ju 50-ndad peale teist maailmasõda, keeruline aeg. Ta on kirjutanud sellest raamatu, kuidas ta siis nälja pärast käisid kolhoosi põllul pätsamas aga temaga juhtus ka halvemaid asju, kuigi nad üritasid ka õppida seal tööstuskoolis ja ta hakkas tegelema boksiga, see andis enesekindlust. Aga ta sattus ka pahandustesse, sest alkohol tuli ellu ja jõudis ka kinni istuda. Ja alkoholi pärast juhtus ka raske mootorratta õnnetus, nii et ta oleks peaaegu kaotanud jala, aga lonkama jalga, ta on praegu 86-aastane mees, siiamaani. Aga siis, kui ta elas Lõuna-Eestis, vanaema oli sealt pärit ja Tõrva lähedal ja oli päris oma eluga kehval järjel,
25. eluaastaks, aga siis ühel sügisel, see oli pärast tema oma sünnipäeva novembrikuus, tuli Tallinnast, tema isa oli saatnud oma siis abikaasa tütre, kes oli siis noor neiu. Nad olid tulnud sinna teiste usklike noortega Oleviste kirikust teda üles otsima. Ja nad leidsid, ta magas parasjagu pead välja sünnipäevast ja siis nad tõid torti ja jõid morssi ja kutsusid ta järgmisel päeval Tõrva palvemajja. Ja isa ütles, et see oli see koht, kus ta lapsena oli käinud koos vanaemaga, nii nagu mina siin Kohila palvelas. Ja ta ütles, et kuigi nemad ei uskunud, et ta tuleb, ta läks. Ja 25-aastase mehena ta istus seal palvelas, kõik see oli kuidagi tuttav, aga ta tundis ennast nii vastikult patusena ja mustana. Elu oli ära rikutud ja kui ta ütles, et nutsin nagu beebi seal ja kui ta läks ära, siis järgnevate päevade ja nädalate jooksul see ei jätnud teda rahule, mida ta oli kogenud, kuidas lapsepõlve usk oli tagasi tulnud. Ja selle kaudu, nagu me kristlastena ütleme, et kuidagi Jumal kõnetas teda väga tugevalt. Nii et ta ütleb, et ühel ööl ta palvetas ja see palve oli, et Jumal, kas sa saad mulle veel puhta südame anda, et mu elu on nii ära määritud. Ja tõepoolest, Piibel ütleb, et Jumal on läkitanud oma ainusündinud poja siia maailma armastusest inimeste oma laste vastu ja ainusündinud poeg, tema suri risti puhul kõikide inimeste eest, võttes meie karistuse enda peale. Vaimses maailmas see toimib ja siin me peame oma karistused kandma, kui me oleme ja vastutuse võtma. Aga vaimses maailmas tõepoolest see toimib, et Kristus on surnud meie patuste inimeste eest. Ja isa sai sisse sellise rahu, Jumal niimoodi toimetab ja me vahel, seda on sõnadega vahel isegi raske seletada. Eriti kui inimene ei ole usklik, aga nii ta tundis ja kirjutas koju kirja, et isa, vot sellised asjad on minu elus nüüd juhtunud. Ja isa oli, mu vanaisa oli väga vähese jutuga mees ja ta vastas mõne sõnaga, saatis kirja, tule koju, poeg, isa. See on nii nagu kadunud poja loos, mida paljud me kindlasti teame, kuidas kadunud poeg tuleb tagasi koju. Ja isa läks tagasi Tallinna, vanaisa elas seal ja sealt sai uus elu alguse tõepoolest, et Jumala abiga see ära rikutud elu, nii nagu sa täna rääkisid, et üks uus lehekülg sai pööratud ja see ei tulnud üldse lihtsalt, eks need vana elu mustrid ja ega need ründavad ikka, aga Jumala abiga ja uute sõprade abiga ja isa tuli siia kogudusse ka sellepärast, et ta leidis omale naise Tallinnas, kes käis siin Kohila koguduses, siis minu ema ja minu vanavanemad olid siin, nii et uus keskkond, uued sõbrad, uus usk, ka usk sellesse, et Jumal on mulle elu andnud ja ma olen väärtuslik Jumala taevasele isale ja ta leppis oma perega ära ja sellest sai alguse meie pere, sellepärast, et meil oli 6 last, on 6 last, ema isa on tänaseni ka elus 86-84 vanad ja kui me perega kokku saame, 3-4 korda aastas saame, siis meid on 54 tänaseks, iga kord peaaegu on mõni lapsukene juurde sündinud. Et isa on olnud pastor, peale selle koolijuht, kirjutanud paarkümmend raamatut, et kõik see oleks olemata olnud, kui ta ei oleks teinud oma elus seda otsust. Ja sellepärast ma ütlen, et ikka, et kui tähtis on see mitte ainult meie enda jaoks, vaid millise potentsiaali avab see, kui inimene ka Jumala abiga saab oma elus seda uue lehekülje pöörata ja miks ma täna seda võib-olla räägin, see on minu jaoks, enda jaoks väga oluline lugu, aga et see lugu annab mulle usku inimestesse, ka usku nendes olukordades, kus nagu enam väga ei usu, et sealt võiks mingit asja saada.
nii nagu sa ikka, Priidu, rääkisid oma nendest inimestest seal Tapal. Aga Jumala abiga uskuda inimestesse, teha palvet, võidelda koos läbi keerulistest kohtadest. Ja ma usun, et seda on vaja meie enda jaoks, aga ka igal ühel, minul oma pastoritöös, teil oma politseitöös, täpselt samamoodi. Ja soovin selleks kogu südamest Jumalalt jõudu teile, head sõbrad, kellega täna siin esimest korda ka kohtume Kohila kogudusest ja selle loo kaudu võib-olla üks väikene tõestus, et vahel need asjad võivad õnnestuda. Jumal abiga. Aamen. Aamen, jah. Mul on õnnestunud ka tema isaga tuttavaks, Aare Tamme ja tema isa Tiiu Tammega, emaga. Ja kunagi elasin seal tema vanemate lähedal. No näed. Käsin palju läbi. Nüüd on meil võimalik laulda veel üks laul. Olen ka tema isa raamatud oma lastele ette lugenud. Tema isa on kirjutanud lasteraamatut ka. Vastab tõele. Õnnista ja hoia. Õnnista ja hoia, vaimuga meid võida, oma valedõsta sa, Issand ja meid valgusta. Nüüd saame ühiselt paluda meelise palve, jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päeva ja anna meile andeks meie võlad, ja meegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Palun, kas sa annaksid õnnistuse? Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Pühamaimu nimel. Aamen.